10-2 in favor of Oklahoma City. Look at it. Look at this steal. Now James goes up and throws it down. Come on now. It's 10-4 now. I mean, was that a great steal? It was like he was shot out of a cannon. Et teada saada, mis on LeBroni kiirus rünnaku lõpus, vaatame hetke, millal ta selle ilusa lõikega palli vahelt võtab. Sel hetkel on ta kiirus umbes 4 kilomeetrit tunnis ning samal ajal vaatame ka mänguaega all paremas nurgas. Kui ta hakkab edasi liikuma, siis ta kiirus kasvab 54,85% ning lõpuks jõuame punkti, kus Jamesi kiirus on suurim. Me tahamegi teada, mis on Jamesi kiirus antud punktis. Vaatame uuesti mänguaega ja saame ka teada, et möödunud on 4 sekundit. Kirjutame andmed välja ning ka valemi, mida kasutada. Valemisse arvutasemele pannes saame leida vastuse, milleks on, et LeBron Jamesi kiirus on kiirrünnaku lõpus umbes 23 kilomeetrit tunnis. Here is Durant for the win! Kevin Durant has won it at the buzzer! Kevin Durant on praegu 2 meetrit ja 9 sentimeetrit pikk. Minnes aga kolledžisse oli ta 1 meeter ja 85 sentimeetrit pikk. Aasta oli siis 2006 ja lahutame praegusest aastast ehk siis 2012. Lahutame aasta 2006 ja saame, et muutus on toimunud 6 aasta jooksul. Kirjutame andmed ning avaldame valemist B. Ning saame teada, et Kevin Durant on kasvanud 2% võrra. A physical game. Oh, my! A monster jam by Blake Griffin. Oh, what a play by Blake. The fans can hardly believe what they just saw. Blake Griffin viskas oma esimesel aastal NBA-s ühes mängus keskmiselt 22,5 punkti. Tänamusel hooajal viskas ta ka keskmiselt 17,7 punkti. Teame ka, et näitaja vähenes 7,69%. Kirjutame andmed välja ja avaldame valemist N-i ning saame, et N võrdub 3. Ehk siis Blake Griffin on mänginud NBA-s 3 aastat.